66, Nikit Kandranski, number 67, Artem Fisenko, number 68, Artur Sibol ja number 76, Mihhail Jumankin. Ja mäng kohe algab ja Levadia U21 saab. Kalaev, Senderdus ja Senderdus oli väga hea ja Batista, kes alustas selle rünnaku, lööb ka oma esimese värava. See oli väga hästi. Nii, ja siit ka tuleb juba teine värav. Jabir tegi väga hea eeltöö ära ja andis põhimõtteliselt tühjadele väravale ja Mihhail Orlov lõi teise palli FC esimest euromängu 8. Nii, Fesenkal oli väga hea võimalus ära lüüa. Tõmbas Baptista kohvile hetkel, liigub keskele, löögi võimalus ja kaks mängijad olid alles Senderdus, Kuusev poolt väga Ranishikov ja see oli löögi koht, aga löög oli väga hästi mängitud, aga vaatan praegu, et Nõmme Kalju kuidagi ja siit ka karistab FC Levadia ja kõik hakkas Musalitinilt, kes teeb rämeda eksimuse ja FC Levadia lööb ühe tagasi. Aga jah, Arlov 1-1 ja Arlov lööb värava ja seisuk on 3-1 ja värav ei tulnud mitte kuskilt, lihtsalt kaks söötu ja väga lihtsalt saavad mängijad 1-1 ja löövad selle värava ära. Väga ohtlik oli see löök, aga minu meelest väravat kontrollis seda olukorda. FC Levadia oli võimeline Kuusev, oi, väga ohtlik. Kuusev on olnud praegu oi, siin on vist penalt ka. Väga kõrge läks jalg ja mängija läks väga madalale. Nii, aga Tannemägi oli väga lähedal, aga Kuusev lõi seisuks 3-2. Ready, dale Timur! Väga ohtlik Alex ja Batista saab 1-1 tulla. Väga ja Batista teenis siit kollase kaardi. Ebavajalik, ta pidi minema ikka nurgalöögi juurde. Väga hea tõesti on Dragoni poolt ja kohtunik vilistab kohtumise ära, 3-2, Nõmme Kalju U21 võidab selle Tallinna Derbi mängu ja mina teiega ütlen hüvasti ja näeme siis neljapäeval siinsamas, kus